Mina usun, et paari aasta pärast on juba enamuses Eesti kodudes, koolides ja lasteaedades haridusrobotid täiesti tavaline töö- ja mänguvahend. Haridusrobotil on oma kindel koht aabitsa ja matemaatika tööviiku kõrval, sellepärast et lastel on oluline saada neid tulevikuoskusi nagu robootika ja programmeerimine, et tulevikus midagi head ja toredat Eesti jaoks ära teha. Robotexil on haridusrobotite mudelite näitus juba 2 aastat. Esmakordselt on oma oskusi näitama tulemas ka lastemeeskonnad Küproselt. Sellel ajal, kui meie Eestis siin jaanipäeva pidasime, olid Nicosia linnas esimesed Küprose Robotexi võistlused ja neid põnevaid roboteid me näemegi juba novembris Eestis. Kui sinu lapse lasteaias või koolis või ka sul kodus on robot, siis julgusta kindlasti teda koos sõpradega tulema Robotexile ja valmistama selle jaoks üks tore mudel, mida kinkida Eestile 100. sünnipäevaks. Sellise robotiga sõbraks saamine on mõne tunni küsimus, aga avastamisrõõmu jätkub paljudeks aastateks. Kas robootikaga alustamine on keeruline? Küsime seda väikestelt robootikutelt ja nende juhendajad. Mina arvan, et robootikaga ei ole keeruline alustada. Kust kohast need insenerid siis Eestisse tulevad, kui me need lasteaiast alates juba ise ei kasvata? Sa ei pea ootama ülikoolini, et ägedaid roboteid teha. See võimalus on sul juba lasteaias. Need armsad robotid siin on kõik haridusrobotid. Engina, Sfero, Beebot, Osobot, Dash ja Dot, Edison, Mbot, Lego Video ja neid on veel ja veel. Kohtumiseni Robotexil!